Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja hakkan koostama referaati Oskar Lutsust. Mul on juba mustand valmis tehtud, siin on näha pealkiri Oskar Luts. Referaat koosneb sissejuhatusest, Oskar Lutsu eluloost, Oskar Lutsu loomingust, kokkuvõttest ja kasutatud allikatest. Ja alati on nii, et sissejuhatus ja kokkuvõte need kirjutatakse kõige lõpus, nii et tavaliselt alustatakse siis nendest sisupeatükkidest. Nii, ma alustan Oskar Lutsu eluloost. Nii, lähme siia, vajutame Enter, saaks kirjutama hakata ja nüüd siis ma pean otsima allikaid, mille põhjal ma selle referaadi kirjutan. Allikateks võivad olla raamatud, ma võin minna raamatukokku või otsida õpikutest vajalikku infot või siis teine variant, ma lähen ka internetti, teen lahti siit ühe tääbi, paneme Oskar Lutsu elulugu otsingusse. Esimene asi mul tuleb leida usaldusväärseid allikaid. Nii, ma näitan 3 esimese lingi puhul siis, et mis võiks olla usaldusväärne, mis mitte. Kõigepealt on siin nüüd Tartu linna raamatukogu kirjandusveeb ja tundub, et siin on Oskar Lutsust kirjutatud. Nii, ja räägitakse, kus ta sündis. Vaatame, kas sellel on ka autor, et siin üleval ma näen, et see on Tartu linna raamatukogu kirjandusveeb, see juba on usaldusväärne. Ja siin kõige all on veel Kaja Kleinmann, kes on selle koostanud. Kui ma tahan teada nüüd, kas tegemist on mõne õpilasega või siis mõne kirjandusteadlasega, siis ma kopeerin selle nime, paneme selle otsingusse ja vaatame. Nii, Kaja Kleinmann on tegelikult siis raamatukogu ametnik, nii et ta töötabki raamatukogus, me võime seda usaldada, mida tema on siis siin kokku kirjutanud ühe teise raamatu põhjal. Nii, vaatame veel Oskar Lutsu elulugu, siis on meil Wikipeedia siin. Wikipeedia on siis selline, et Wikipedial ühte autorit ei ole. Wikipeedia on siis paljude inimeste poolt kokku kirjutatud, aga alati Wikipeedia puhul vaadatakse, et mille põhjal ta on kirjutatud ja siin on ka näha viited, see on siis kõik need allikad, mille põhjal see artikkel on kokku kirjutatud ja antud juhul me võiksime ka Wikipeediat kasutada. Näete, elukäik on meil siin kõik ilusti aastatega antud, et võiks ka see olla. Nii, ja ma panen veel korra selle, võtame selle otsingu ja miksikeses on mingisugune referaat. Referaat Oskar Luts. Nii, kõik on olemas siin, millal ta sündis, mida ta tegi. Vaatame, kas me leiame autori. Autorit me ei leia. Nii, et selle allika jätan ma praegu välja. Nii, ja kuidas siis see kirjutamine võiks alata? Referaadi kirjutamine tähendab seda, et ma ei tohi seda teksti otse kopeerida, vaid ma pean selle oma sõnadega ümber refereerima, muutma lühemaks ja kui ma mingisuguse tsitaadi kusagilt võtan sõnasõnalise, siis ma pean seda kasutama ka sellisel viisil. Nii, aga kuidas see võiks siis olla? Nii, ma võtan näiteks nüüd siit see Oskar Lutsu elulugu ja kopeerin siit nüüd näiteks selle esimese lõigu. Nii, kopeeri, läheme siia. Nii, ja kui ma nüüd selle siia lisan, kleebi, siis esialgu, kui ma kleebin nii, siis ta võtab ka selle pruuni tausta. Läheme tagasi, teen veel korra parema hiireklõpsu ja näete, kleebi ilma vorminguta. Nii, ja see pärineb mul siis nüüd siis sellelt aadressilt. Kopeerime alati, kui ma mingisuguse sellise lõigu kopeerime siia lõppu ka siis selle aadressi, kleebi. Nii, ja nüüd mul tuleks siis mõelda, et kui ma selle lõigu põhjal hakkan kirjutama, siis mis on siin oluline? Nii, oluline on, märgime, teeme tumedaks, millal ta sündis, nii paneme ka kus ta sündis, nii, siis võib-olla ka see, et nad kolisid Palamusele, nii paneme siis 4-aastane kolis Palamusele. Nii, ja nüüd ma võin ka võtta vajadusel Wikipeedialt siin veel näiteks, kus ta õppis, et need asjad. Ma võin ka teha sellise asjad, kui ma üldse ei kopeeri. Ma tõmban nüüd selle lehe siia alla ja paneme endal 2 akent. Windows noole klahvidega ma saan selle ilusti niimoodi panna. Nii, ja hakkame siis kirjutama elulugu oma sõnadega. Ma olen ära märkinud, mida ma tahan öelda ja nüüd ma peaksin siis oma sõnadega hakkama kirjutama. Et Oskar Luts sündis
Palamuse kihelkonnas Tartumaal 7. jaanuaril 1887. aastal. Nii, vaatame siit ka, kus siin on, nii, siis ma tahtsin seda öelda, et nad kolisid Palamusele ja tema isa oli siis Kingsepp, nii, ja jällegi pean oma sõnadega seda kirjutama, et Oskar Luts sündis Palamusel, tema isa oli Kingsepp ja nii, kui ta oli 4-aastane ja kui Oskar oli 4-aastane, siis kolisid nad Palamusele. Nii, ja nüüd ma võin siit edasi juba kirjutada ka koolist näiteks. Nii, et Oskar Lutsu esimene kool oli Änkküla külakool. Sealt edasi läks ta õppima Palamuse kihelkonna kooli. Nii, ja nüüd ma olen tegelikult oma sõnadega kirjutanud siis 2 allika põhjal. Üks oli siis see kirjandusveeb, nii, ma kustutan nüüd selle ära, mis ma sealt otse kopeerisin, seda ma kasutada ei tohi. Ma sõnastasin selle ise ümber, nii, ja võtame nüüd, paneme siis selle lingi ka siia juurde, sellepärast et ma kasutasin lausa kahte allikat siis endal selle lõigu kirjutamisel. Nii, ja nüüd ma võin võtta järgmise lõigu ja kirjutada näiteks seda, et kus ta siis hiljem õppis ja kus ta tööle hakkas. Nii et sellisel viisil see peatüki kirjutamine käibki.